tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu kuulajatele. Täna teen ladumise, kus vaatame teie tervislikku seisundit järgneva 10 päeva jooksul. Ja teen seda 3 grupiga. Gruppide valik on juba teie ees. Kaartide näol olen juba kaardid välja võtnud, võtan seda lühidalt vaadates 3 kaardiga. Ja tegemist on üldine kaardiladumine. Ja mitte kõigi puhul ei pruugi siin siis see ladumine teiega resoneeruda. Et jah, aga kindlasti kui te vaatate mingit gruppi, siis võite küll mingisuguse sõnumi enda jaoks saada või mingisuguse sõnumi või lause või sõna, mis võib teile midagi kindlasti anda. Või mingisugust taipamist saada või millegile suunata. Saate võib-olla mingisuguse vastuse enda küsimusele läbi nende ladumiste. Ja kui teil on soov personaalse kaardi ladumise järgi, siis võite alati mulle kirjutada. Ja kui teil on soov oma emotsioonidega tegeleda, siis see osa on ka minu poolt kättesaadavaks tehtud teile. Ehk siis kui teil on soov oma emotsioone vabastada. Sest et kui inimene on ummistunud emotsioonidest, siis me ei kuule oma sisemist juhatust ja sisetunnet ja intuitsiooni, et tihtipeale öeldakse küll, et kuula oma sisetunnet ja intuitsiooni, aga kui need ummistunud emotsioone on väga palju kehas kinnitunud ja mis te hoiate nagu enda kehas kinni, siis inimesed ei tunne ja taju oma intuitsiooni ega sisetunnet, nad ei kuula seda või siis see seguneb nende emotsioonidega. Aga tegelikkuses on jumalik tõde, on alati kohal. Sinus endas ja kui me oleme täis segaseid emotsioone, segadust, kahtluseid, reaktsioone, siis me ei tunne seda selgelt, seda jumalikku tõde, me ei näe seda, me ei tunne, ei taju, ei kuule. Ja kui vool on takistusteta, siis me tunneme sügavat sisemist rahu ja kindlust ja teadmist ja kuuleme ka oma sisetunnet ja intuitsiooni, ilma et peaksime otsima vastuseid kuskilt väljast poolt ja nõu küsima, mida iganes, sest need vastused on kõik tegelikult meie enda sees olemas, aga lihtsalt need emotsionaalsed ummistused, emotsionaalsed laengud meie sees, mida me siis oleme kramplikult kinni hoidnud, siis need nagu takistavad meil näha seda või tunda seda tõde või seda sisemist teadmist või neid vastuseid kuulata enda seest, et mida rohkem me hoiame kinni, seda kaugemale me triivime nagu oma loomulikust olemusest. Et tihti inimesed ütlevad, et nad ei saa sinna midagi teha, et neil tundub, et võib-olla et see jama või see emotsioon või see kogu olukord, mis teda elus saadab, et see nagu justkui on tema külge klammerdunud või temast hoiab kinni, et miks minul küll nii läheb ja miks ma nii teen ja miks kõik nii on ja miks ma selliste inimeste otsa satun ja nii edasi, siis tegelikkuses on hoopis vastupidine. Inimesed ise hoiavad siis nendest emotsionaalsetest laengutest kinni, nad lausa kramplikult hoiavad nendest kinni, aga nad on siis ebateadlikud sellest, et nad ei tea seda. Ja nad ei tea ka seda, et 3D ehk see füüsiline maailm on tegelikult siin mänguväljak ja meie tuleme siia siis, et kogeda elu ja leida tasakaal materiaalse ja vaimse vahel ja mängida siin seda mängu, nautida seda mängu ilu. Ja meie eesmärk pole täielikult lahkuda
nii-öelda nendest inimkogemustest siin, vaid mängida seda teadlikumalt nagu näitleja, kes teab, et ta mängib mingisugust rolli, aga ta ei samastu sellega täielikult. Et jah, et elu on täpselt nii dramaatiline sinu jaoks, kui dramaatiliseks sa selle nagu eeldad või mõtled, ja nii mänguline, kui sa seda elad, eeldad ja mõtled. Ja kui inimene hoiab siis hästi kramplikult kinni nendest hirmudest, mineviku lugudest või sellisest vastupanust, klammerdumisest, siis me ei saa seda kogeda, seda elu sellise mängulisena ja armastava kogemusena, ja tunda seda rahu ja rõõmu oma elus, sest me ise nagu blokeerime seda voolu endas. Ja mida vabamalt energia meie kehas liikuda saab, seda tervemad oleme me ka füüsiliselt kui ka vaimselt, eks ju. Vastupidi, siis mida rohkem on blokeeringuid ja stagnatsiooni, seda rohkem ilmnevad siis füüsilised ja emotsionaalsed probleemid. Ja seda siis saab läbi emotsioonide vabastamise siis vähendada seda pinget enda kehas. Et samuti võiks siis iga inimene tegelikult teadlik olla, et meil ei ole vaja tervendusega tegeleda, sest meil pole vaja midagi parandada, meil ei ole vaja midagi tervendada, me ei ole kuidagi katki, valed ja haiged. Ainus, mida me peame tegema, on siis lasta emotsioonidel ja nagu sellel emotsioonidel ja energial kehast läbi liikuda ja samuti vabastada need ning vabaneda vastupanust ja klammerdumisest. Ja siis toimub see vabanemine ja puhastumine ja avardumine, selgus. Sest tervendusprotsess võib muutuda lõputuks ringiks, et kui me usume, et me peame midagi tervendama endas, enne kui saame vabaks, siis me loome endale pideva paranemise vajaduse. Aga me ei pea tegelikult midagi siis parandama, me peame ainult energia vabaks laskma. Ja kõik, mida me siis hoides takistame, tegelikult tahab lihtsalt läbi keha liikuda. Ja kui me ei suru alla ega hoia kinni, siis energia liigub iseenesest ja me ei pea midagi tegema tegelikkuses. Aga kuna inimesed on selle nagu ära unustanud ja alla surunud ja siis paraku me enamus sellega siiski tegeleme. Aga emotsioonid on jah, selline inimesele omane ja need ei kao mitte kuskile, aga emotsioonid tulevad ja lähevad ja kui me neid siis ei sildista ega lukusta, siis nad lihtsalt kaovad. Aga inimesel on siis kombeks ikkagist nad enda kehasse lukustada ja see loob siis ka tervislikke ja füüsilisi haigusi. Endale, jah, nii on. Aga alustame siit, et jah, et kui teil on soov oma emotsioone vabastada, siis see on ka siis nii-öelda minu poolt siis kättesaadavaks tehtud teile ja te saate sellega sügavamalt tegeleda ja oma elu nagu puhastada sellest emotsionaalsest prügist, mis varjutab siis teie tõelist olemust ja seda rõõmu ja seda kergust ja ka seda neutraalsust, seepärast et väga suur osa siis inimestest tunneb seda nagu pinget enda kehas ja see ongi see stress ja pinge ja masendus ja koormus ja nad otsivad pidevalt midagi, neil on rahutuse tunne ja
igasugused füüsilised haigused tekivad siis nendest emotsionaalsetest laengutest, mis nende kehasse on salvestunud, mida nad on võib-olla aastakümneid seal endas hoidnud. See on nagu seedimata toit, mis ei tee kehale head, eks ju. On ka seedimata emotsioon siis kehale halb nii-öelda. Et tekitab siis sellist koormust, vaevust ja kannatust. Ja nii on, et kui teil on soov, siis on ka see võimalik minu poolt kättesaadavaks tehtud teile ja võite vabalt siis kirjutada. Aga esimene grupp, kes valis siis esimese grupi, siin on teie 3 kaarti ja tervislik seisund järgneva 10 päeva jooksul on see, et ilmselt te juba teete siin, nii nagu ma video alguses siin tutvustasin ka emotsioonide vabastamise võimalust teile, siis ilmselt teie siin juba toimetate teete selle kallal tööd, et oma emotsioonidega saada rohkem sina peale või oma emotsioonidega töö tegemine, et võib-olla te kipute liiga empaatiavõimeline olema või emotsionaalne olema, siis siin te nagu pühendate aega väga palju sellele, et nendest raskustest ja keerukatest olukordadest välja astuda või liikuda. Et te pühendute ja keskendute siis oma emotsionaalsele seisundile. Et te nagu ja oma tervislikule seisundile ka võib-olla, et oleneb situatsioonist muidugi, kuidas kellegil, et siin on jah sellist, et te nagu parandate oma heaolu millegiga juba või püüate nagu teadlikult järgida mingisuguseid nõuandeid või pühendute detailidele või keskendute oma tervislikule seisundile, et see paraneks. Ükskõik millises olukorras ta siis on, kas emotsionaalselt kuidagi loperdav või siis füüsiliselt. Või siis ka lihtsalt järgita mingit raviplaani, toitumiskava või siis mingisugust vaimset distsipliini. Aga igal juhul on näha siin, et teie tervislik seisund on sinu enda kätes ja selle nimel nagu siis tööd teha või pühenduda sellele, et teie see tervislik seisund paraneks, siis see kannab kindlasti vilja, kui te sellele ka pühendute ja keskendute. Et kindlasti on siin teie emotsioonid väga tundlikud, mis vajavad siis vabastamist ja sellist sisemist tasakaalu võib-olla. Et siin võib-olla jah, on oluline pöörata siis tähelepanu oma emotsioonidele ja sellisele vaimsele tervisele või vaimsele olemisele. Sest sa võib-olla kipud liiga tundlikuks muutuma ja karikad on emotsioonid ja tundlikkus tuleb, kui te olete liigselt emotsionaalne, siis seal on väga palju emotsioone, mis on vaja siis vabastada, et emotsioonid ei saaks teie üle siis valitseda. Sest karikate kuninganna võib olla siis veeelement, aga tema emotsionaalsus võib kohati käest ära minna. Et ta on väga emotsionaalne ja tema emotsioonid kõiguvad äärmusest äärmusesse, ühest äärmusest teise äärmusesse. Et siin on vajadus siis rohkem aega iseendale pühenduda. Et sul on oluline kuulata oma keha ja emotsioone ja hoolitseda oma sisemise heaolu eest ja selle nimel ka siis tööd teha siin ja pühenduda. Et ja võimalik, et on vajadus ka võib-olla sellise puhkuse järgi või
midagi teha sellist, mis emotsionaalselt nagu rahustab sind. Aga noh, kõige kiirem viis ja kõige efektiivsem viis on ikkagist emotsioone vabastada, aga väga paljud ei ole sellest teadlikud, et see on kiirtee lihtsama elu suunas, ütleme siis niimoodi. Ja siin ongi need koormad, mida te kannate endaga kaasas ja need koormad ei ole ainuüksi teie enda koormad, vaid need on ka pagas siis minevikust, perekonnast, mingisugused suguvõsa mustrid, kõik need, aga te ei pea sellele nagu keskenduma, et kuhu kuulub, vaid lihtsalt vabastama selle stressi, pinge, ülekoormuse läbi siis emotsionaalse vabastuse. Ja see sauade 10 siin ka nagu näitabki, et te olete ülekoormatud, te olete stressis, liiga palju kohustusi. Ja tervise suhtes ongi selge hoiatus see, et sa võid kanda enda õlul liiga palju. Siin võib olla füüsiline väsimus, siin võib olla vaimne kurnatus, kus sa ei võta siis aega puhkamiseks, kus sa ei vaata enda sisse sügavamalt, kus sa ei tegele oma emotsioonidega. Et lase see koorem natuke lõdvemaks. Võib-olla on oluline puhata, rohkem und, rohkem puhkust, lihtsalt olemist. Et jah, siin on nagu enamasti ta on nagu justkui tundub, et ta on natuke selle 10 päeva jooksul nagu justkui stabiilne. Aga ta ikkagist nõuab tähelepanu ja sellist puhkust ja tasakaalu ja vabastamist. Ja kui te oletegi juba pühendunud enda eest hoolitsema, olgu see mis tahes trenn, meditatsioon, toitumine, liikumine, puhastumine, et nagu pöörate rohkem oma tervise seisundile rohkem tähelepanu, see on siis väga ju positiivne. Aga seda stressi ja kurnatust päris kindlasti võib tekkida siin või on oht tekkida või juba oletegi selles nagu piiri peal või tunnete seda juba. Kui sa ei hoolitse oma tervise eest ega anna endale puhkust. Et pane tähele, et ära samastu nagu selle emotsiooniga ja ära samastu nende olukordadega, mis sind ümbritsevad, et iga kord, kui sa siis nagu tuled oma keskmesse, siis sa tegelikult lood ja rajad midagi ajatut ja ei tasu nagu kiirustada millegiga. Sest et miski ei ole nagu sellise tulemuse saavutamine, vaid kohalolu igas hetkes on oluline. Ja siis võib-olla on oluline siin sõnum ka teile, soovitus selle kohaselt, et ära kaitse end oma haavatavuse eest, et lase sellel sulanduda sinu sees. Ja need emotsioonid ja see pagas, mida siis sa kannad tegelikult siin selle sauade 10-ga endaga kaasas, siis see ei ole ainult sinu oma. Ja see on sinu suguvõsa mustrid, sinu perekonna mustrid, sinu nagu sellised koormad, mida sa oled siis üles kasvades omaks võtnud või enda omaks võtnud, jah. Sa oled nagu
isiksus, kes püüab kanda maailma, teadmata, et sa ei ole tegelikult isiksus, sa oled see, kes sa vaatleb. ja see ongi oluline, et lubada lahti lasta sellest, mida sa arvad end olevat. Ja teadvusta seda, et selles vaikuses, kus pole nagu ootusi ega pingutust, sealt tuleb esile selline puhas kohalolu. Ja sinu tervis on sinu sagedus. Ja see sagedus tõuseb mitte kontrollis, vaid lubamise kaudu. Ja nii on, et minu poolt siit kõik. Loodetavasti oli sellest kasu ja abi ja teadmist ja tarkust. Ja see pakub ainult suurt rõõmu mulle. Ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile! Ja grupp number 2, kes valis siis endale need kaardid või selle grupi, siis teie tervislik seisund järgneva 10 päeva jooksul näitab siin seda, et teil on tegelikult sisemist tahtejõudu päris palju. Et sul on piisavalt tugevust, sisemist motivatsiooni tervendada või edasi liikuda millestki. Et kui sa oled nagu füüsiliselt kuidagi nagu haige, et siis sul on potentsiaal siin terveneda. Ja kui sa oled vaimselt või emotsionaalselt kuidagi kurnatud, siis sul on võimalus siin edasi liikuda. Sul on kontroll oma oleku üle ja see ei tule mitte läbi surumise, vaid läbi sellise fokusseeritud tahte. Et sa fokusseerid millelegi, sul on fookus, sul on suund ja sa liigud selles suunas. Et siin päris kindlasti toimub kas siis füüsilisel tasandil mingisugune taastumine või siis sisemisel tasandil mingi nihe, energeetiline nihe. Et kasuta oma energiat teadlikult, ära lase sellel hajuda. Et suuna oma fookus sellele, kuhu sa tahad jõuda. Ja kui sa nagu suunad oma fookuse sellele, kuhu sa tahad jõuda või oma olekule ka täpselt või siis mingisugusele tulemusele, siis sellele järgneb füüsiline muutus. Aga see takistus, miks sa ei liigu selle suunas, ongi siis seotud sinu sõltuvuste ja mustritega. Et siin see saatana kaart, eks siis, et siin on mingisugused alateadlikud harjumused või uskumused, mis hoiavad nagu sind selles edasiliikumise lõksus. Et see tervise kontekstis võib see tähendada seda, et sa oled nagu energeetiliselt kuidagi kurnatud, stressis, sõltuvustes, ebateadlik, reaktsioonides. Ja isegi enesele haiget tegev sisekõne ja see hoiab nagu, piirab sind edasi liikumast. Et midagi sinus hoiab kinni millestki, mis ei toeta sinu tervist, tervislikku seisundit ja siin on oluline vaadata otsa sellele, mida sa kardad vabaks lasta. Ja see võibki olla mingisugune teatud mõttemuster, inimene või mingisugune harjumus või mingisugune emotsioon ja laeng sinu kehas. Et sellel on oluline siis otsa vaadata. Ja kuulata oma siis sisetunnet.
et siin on oluline valida nii-öelda armastuse ja hirmu vahel. Et ma näen, et siin on su tervis nagu seotud emotsionaalse ja hingelise tasakaalu küsimusega. Sest et sa võid siin seista mingite teatud valikute ees, kas valida midagi, mis nagu toidab su elu energiat, või jääda mugavusse, mis on piirav muster. Ja kui sa teed valiku armastuse suunal enda vastu, armastusest enda vastu, siis mõjutab see ka sinu kehalist seisundit, tervist nii-öelda. Et siin oluline jah, teadvustada siis, et järgneva 10 päeva jooksul sul on võimalus liikuda. See potentsiaal tervenemissuunas on olemas, kas ta siis on füüsiline tervenemine või siis emotsionaalne puhastumine. Kuid sa võid ise olla siis piduriks vanade mustrite ja energia seisakute tõttu, et sa ei vabasta neid energiaid oma kehast. Ja võtmeks ongi võib-olla teha see teadlik valik armastuse ja vabaduse kasuks, isegi kui see tähendab ebamugavat muutust teie jaoks või siis hirmu. Hirm on illusioon, eks ju. Ja oluline on pöörata tähelepanu sellele, kus su energia lekib. Et võib-olla küsida endalt ausalt, millest ma hoian kinni, mis mind ei toeta. Ja siis järgnevalt küsida, kas ma julgen valida elu täies aususes, armastuses ja vabaduses. Grupp number 2. Selline sai siis teie ladumine siin ja praegu. Loodetavasti oli sellest abi. Saite mingisugust taipamisi, teadmisi, mõistmist, avardumist ja suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Ja tere tulemast siis 3. grupp, kes valis siis 3. gruppi need kaardid siis teie tervislik seisund järgneva 10 päeva jooksul on üsna okei, üsna hea isegi võiks öelda, et siin on mingisugused selguse momendid, mingisugune ärkamine, taipamine, mingisugune läbimurre toimub siin. Ja tervise seisukohalt võibki see viidata sellele, et sul on võimalus saada nagu mingit selgust oma keha või meele toimuva suhtes. Et mingisugused taipamised ilmnevad, mingisugune mõistmine, arusaamine, mis avab sulle nagu uue suuna. Ja kui sa tegelikult kuulad oma keha ausalt ja vaikselt, annab ta sulle kogu aeg tegelikult väga selgeid märke ja sõnumeid, mida ta tegelikult vajab ja mida ta tahab. Et tegelikult keha ongi oluline kuulata. Aga mingisugune uus suund või uus algus või kuidagi mingisugune liikumine siin toimub. Võib-olla tervise suhtes liigud sa mingisugusesse uude faasi. Võib-olla muutub su selline lähenemine või suhtumine oma kehasse või tervisesse kuidagi. Ja see võib ka tähendada mingisuguste uute harjumuste loomine või tervislike harjumuste loomine. Mingisugune selginemine, mingisugune arenemine toimub siin. Ja ma ütleksin, et ära karda nagu olla vaba sellest, ära karda olla vaba sellest, mida sa arvasid enda nagu keha kohta teadvat või oma tervise koha pealt arvamast. Tegelik tõde võib olla
hoopis midagi muud ja ta võib ilmneda sulle täiesti ootamatul kujul. Ükskõik, mis olukord sul tervisega seoses on siis. Ja näha on, et tervise seisukoha pealt elujõud ja sisemine sära taastub. Et kui teil on nagu olnud varasemalt mingisugused keerulisemad probleemid, kas füüsiliselt või emotsionaalselt, siis siin toimub kindlasti selline elu jõustumine. Et taastumine, elujõu ärkamine ja füüsilises seisukohas ka nagu justkui selline tervenemine nagu sellist füüsilisel tasandil, ma mõtlen siis tervenemine füüsilisel tasandil, taastumine ja te tunnete kohe seda uut laengut või uut energiat enda sees liikumas. Ja samas siin võib olla ka sõnum teile, et mitte siis tagasi hoida oma elujõudu. Et kui sa oled varasemalt tundnud sellist kurnatust või väsimust, siis tegelikkuses su keha tahab särada, toeta seda mitte siis läbi kontrolli, vaid läbi lubamise ja rõõmu. Et see rõõm ja lubamine ja kergus, see nagu aitab sinu tervenemisele kaasa, kui sa oled nagu füüsiliselt kuidagi haige või kurnatud olnud varasemalt. Et siis see aitab päris kindlasti kaasa. Et siin võib toimuda ka mingit laadi vaimne äratus või selgus seoses oma tervisega. Ja su seisund hakkab päris kindlasti edasi liikuma uue suunas. Isegi kerge ja lootusandvas energias võib olla selline, sa saad nagu tagasi oma sisemise tule ja sära, kui sa usaldad elu ja toetad oma energiaid siis. Et siin soovituseks ka, et soovituseks sulle ka võib olla see, et kõik on tegelikult uus, kui sa lubad endale seda uut näha. Ja ära loe end mineviku järgi, vaid selle järgi, mis sinus praegu tärkab, mida sa tahad tunda, mida sa tahad kogeda, mida sa tahad tajuda, kuhu sa tahad jõuda. Et mine selle järgi. Et inimesed tihti teevad, mida nad teevad, on see, et nad loevad ennast mineviku kogemuste järgi, tunnetavad, tajuvad, nad on kogu aeg pidevalt selles minevikus kinni. Kõik, mis kunagi keegi ütleb näiteks, et ka haiguste kohta, et see on pärislik või et see viib selleni ja see viib selleni, et seda ei tasu uskuda, see on nagu kollektiivne mudel, et või kollektiivne uskumus ja kollektiivne uskumus on väga piiratud uskumus, eks ju. Ja kõik need uskumused, mida sa endale omaks võtad, enda sisse võtad ja oma uskumusteks hakkad pidama, selle järgi sa hakkad elama, et sinna, kus sa fookuse suunad, seda sa lood endale ja ka haigustega. Inimesed on perfektsed haiguste väljamõtlejad ja loojad. Et kui sa kogu aeg järjepidevalt oma fookust sellele suunad mingisugusele haigusele või mingisugusele olukorrale, et sina ei saagi sellest kunagi terveks ja vaata, mis inimesed räägivad, et kõik tulemused ühesugused ja need, siis sa lood iseendale ka selliseid füüsilisi nähtuseid ja haiguseid ja olukordi. Ja nii on, et see ei ole puhtalt ainult minu arvamus, vaid see ongi nagu tõde. Aga keegi selle tõega ei pea siis samastuma, kui ta seda ei soovi ja kui ta tunneb, et see ei ole tema tõde. Aga kui ta teadvus avardub ja saate targemaks selle osa koha pealt, siis
inimesed jõuavad sellesse punkti ikkagist, et nad saavad aru, et see on tõde. mina ei pea nagu siin tõestama midagi ega teile nagu selgeks tegema või üritada teid ümber rääkima, vaid kõik, kes nagu käivad seda teekonda, kus nad tegelikult teavad, kuidas siis hakata või kuidas siis puhastada oma emotsioone ja vabastada neid enda kehast ja neid laenguid ja neid pagaseid ja kõike seda, siis siis nad jõuavad sellesse punkti, kus nende teadvus avardub ja selgus saabub. Ja nad teavad, mis on tõde. Ja nende keha tunneb kindlasti tõe ära, et kui teil meel räägib mingisugust lugu vastu ja teil on mingisugused vastuargumendid, siis see on teie vaba valik. Mina ei ole siin selleks, et teid veenda millekski. Mina ei ole siin selleks, et teie saaksite minu arvamuse üle nii-öelda arvamust avaldada või minu siis informatsiooni üle, mida mina siis siin teiega jagan, vaid mina lihtsalt räägin siin ja teie asi on kas seda kehaga tajuda ja tunda, et see on tõde, või siis meelel lasta ennast ümber veenda, et see ei ole tõde. Ja kui see ei resoneeru, siis see ei resoneeru ja te ei pea neid videosid vaatama. Ja kui see resoneerub, kui te lasete natukenegi kehal tunnetada, siis te teate, mis on tõde, sest keha tunneb tõe ära. Ja seal ei ole vaja meelel vahele vaja lasta segada, sest meel on väga piiratud. Ja tema ei tea tõest mitte midagi. kui me läheme nüüd sügavamale. Aga nii on. Ja minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile!